Tere õhtust kõigile! See oli siis sissejuhatus meie tänasesse kontserdisse. Ja meie kontserdi teemaks on sel korral minu lemmiklaul. Ja tere ka minu poolt. See on järelikult valgused. Ma ei näegi teie nägusid, aga mina olen Karmen ja minu kõrval on täna Aveli. Meil on täna siin lava peal päris mitu erinevat koosseisu, aga praegu tutvustama teile meie majabändi. Klahvil on Temuri Sulamanitse. Bassi mängib Mihkel Pajupuu. Gitarril on Marek Talts. Ja trummidel on Adrian Tool. Ja bänd on tugev ja kava on ka täna päris kõva. Ma leidsin endale juba playlisti paar uut lemmiklaulu ka, et äkki publik leiab ka. Aga tegelikult meil pole siin aega väga rääkida, sest et me peame juba järgmist laulu esitama minema. Kontsert on pikk ja me õhtujuhtidena on natuke liiga igav olla, nii et me imbume siia kohe esimesse ansamblisse sisse. Ja kui keegi täna mõne noodi mööda laulab, siis esimene lugu, selle pealkiri ütleb juba ette, et kuidas sellesse suhtuda. Lavale astub esimese kursuse vokaalansambel looga Easy on me.
mine kuskile. Ei no, ega me lase sind ära. jah, meil on nii pikk kontsert, et me ei saa siin kaua Ja mängu. aga keegi ei saa siin väga palju kõndida. Tule siia nüüd, sõber. Tšau. Sõber, tule siia. Mis teaksin? Kas sul on midagi, jah, et kas sul on rääkida midagi tarka? Miks ma valisin? jah, miks on see lugu sinu lemmik? No mul on siukene lühikene lugu, et mulle üldiselt nagu meeldib ka siuksed mõnusad lendlevad laulud ja mingid ilusad meloodiad ja selle ansambli ma avastasin siis, kui ma olin kohutavalt palavikus ja voodis suremas ja siis ma täiesti puhtjuhuslikult leidsin selle ansambli ja hakkasin kuulama ja nagu sel hetkel nende kuulamine nagu aitas paremini peavalu vastu kui paratsetamool, et midagi nagu sellest ajast saadik hakkas meeldima ja siin ma olen. Väga tore. Imeline lugu. Aga ilma pikema jututa, Tanel, sina esitad meile siis Apokalüpsi. Jaa, täpselt, Apokalüps. Rising up on your knees. Oh.
looga on niimoodi, et pealkirjast võib-olla jääb selline mulje, et lugu räägib religioonist. Kuid tegelikult räägib see hoopis armastusest. Järgmisena tuleb lavale Ronan Cohen looga Losing My Religion. Ma küsiks sult ka siis korraks, et miks on see lugu sinu lemmik? No, ma nii hästi ei oska seletada, aga praegu ei tule. Okei, ma laulan siis. Just a dream.
see on siis sinu lemmiklaul, aga me küsime, nii et jah, pange ennast valmis, hakake mõtlema. Ikka mingi seletus võiks ju olla. Aga järgmine lugu on Snow. Ja kus on Peeter? Siin ta on. Kas sa tahad rääkida? Väga hea. Jah, okei, sa võid panna. No ma siis küsin, et muidugi, niimoodi ma näen. Kellel teist, mina olen selline, et mul lemmiklaul vahetub põhimõtteliselt iga nädal. Ja siis ma mõtlesingi, et ma teen nagu siukest uuringut, et kas võiksite käe tõsta need, kellel on vähemalt, ütleme, 5 aastat olnud sama lemmiklaul. Ei no väga tore, väga lahe. Mis Kaire, sina tõstsid ka? Ei või? Kindel? Kaisa tõstsid. Kaisa, mis sinu lemmiklaul on? Ja on olnud pikemalt kui 5 aastat? Okei. Kas sa oled valmis? Põhimõtteliselt. Okei, räägi siis mulle ilusaid lugusid. Ma saan aru, et peab rääkima, miks ma selle loo valisin. Sa võid ükskõik mida rääkida kaasa. Jaa. Okei, kui ükskõik mida, siis ma räägin seda, et mina arvasin, et see lugu räägib sellisest nagu teele minekust või sellisest lootust andvast sellisest mingist, et minu jaoks, et on mingi, inspireeris nagu, et mingi muutustega nagu otsige uusi ideid ja uusi kogemusi, aga selgus, et see on see snow ehk siis lumi, ehk siis viide hoopis valgele kurbrile. Et selles mõttes mulle meeldib see James Hetfieldi Metallica laul ja see ütlus, et alati ei pea otsima nagu seda, et mida see ametlikult või mis see nagu, mida nemad mõtlesid, kes iganes selle loo kirjutas. Et sa võid oma tähenduse lugudele panna. Jaa, lumi.
Somewhere Only We Know. Okay. Miks on see lugu, mida sa meile esitama hakkad, sinu lemmik? Noh, selle laulu ma valisin sellepärast, et mulle meeldib selle laulu sõnum. Ja kas soovid selle meile öelda või laulad? Ma laulan teile selle sõnumi. emotsionaalsed lood on meil ka siin täna, et ma ei tohi nagu meiki maha võtta. Rahulikult peab võtma. Aga nüüd me reisime Aafrikasse.
hea uudis on see, et lennupiletit vaja ei ole. Vaadates nende hinda praegu siis. See võtaks natuke, peenestaks rahakotti küll. Sul on ka vahepeal siuke tunne, et nagu, et mitte midagi ei ole öelda või? Jaa, suht tihti Praegu näiteks, jah. No, selles mõttes see on mu esimene kord õhtul. Aga mina tegelikult, nüüd mul tuli küll meelde, mida ma tahaksin öelda. Et kui publikus on täna mõni õppejõud, kellel on hinne välja panemata ja vaatab siin mõnda tudengit ja mõtleb, et vau, ma ei teadnudki, et ta nii andekas on, siis noh, äkki on veel aega nagu hinnet muuta või... Alastage meile pool. Jah. Mul veel mingi solfi hinnet ei ole vist väljas. Muusika, helitehnoloogiat ei ole veel. Jah, kus see hind... Jah, solfi hinnet tahaks küll teada. Ma olen mingi 6 aega oodanud juba. Kas meil on siin keegi, kellel on absoluutne kuulmine ka või? Kas Taivi on siin või? Aga kas keegi on, kellel on absoluutne kuulmine? Kuidas kõrvadel läheb? Super! Kas see oli sarkasm või? Ei, see oli sarkasm. Okei. Mind huvitab see, et kui inimesed räägivad, kas sa siis nagu analüüsid ka seda, et mis helikõrgus? Et tema räägib, ei. See tundub päris jube haigus, millega elada. Ma jätan töö ja eraelu ikkagi nagu... Okei, et eraldama peab, jah, muidugi. Kuidas meil läheb siin? Jah, meil bandivahetus. See võib-olla ka on nagu oluline asi, mida mainida. Seal on Pauliine, see on tema lemmiklugu Aafrikasse. Oota, teised on ka Loore, kontrabassi, Hardi trummidel ja Kasper kitarril. Arvake ära, kes back'i laulavad. Jaa, sa ei küsinudki minu käest, miks mina oma loo valisin. Ma ei taha teada. Ei räägi, palun. Ma tahan väga Aafrikasse minna. Ja siis laul kutsus mind. Ei, tegelikult ma kuulsin seda bändi esinemas just hiljuti ja siis see oli see lugu, mis jäi kõige paremini. Hocus pocus, ei vilu, querer copy.
aitäh, Pauliine. kus ta läks? Aitäh sulle. Nüüd on sisse elatud. Lava hakkab mugavamaks muutuma võib-olla. minul küll enam närvi ei ole, kuidas ma ei tea, kuidas teiega on. Ei ole närvis. No vot. Me ei ole. Aga mina tegelikult jään edasi siia ette, sest et järgmine lemmiklaul on minu lemmiklaul. Mis on sinu lemmiklaul, Karmen? Minu lemmiklaul on Reaalne. Ja Pauliine jääb ka minuga lavale, tema ta ei laula enam, ta mängib saksofoni. Ja siis siin on 2 võõrast meest. Nemad on vennad ja nemad mängivad ka puhkpilli. Mis pillid need on? Ühel on ka saksofon, aga see on tenor, on ju? Yes. Ja teine on trompet ja teate, mis on naljakas ja hästi huvitav? Tegelikult seesama härrasmees, kes siin trompetit käes hoiab, osales ka selle loo salvestamisel. Nii oli, jaa, nii et vaatame, mis nüüd saama hakkab. Mina seekord ei laula kaasa. Sul reaalse
kohale teise kursuse vokaalansambel ja nemad serveerivad meile chili con carnet. laulu nimi on Chili con carne, et kui Jah. ei tekkinud see seos. Jee, aplaus! nii, meilt vist ei küsita, et miks see meie lemmiklaul on. jaa, Ants, kas sa tahaksid sellest rääkida vähem? Ma võin alustada, et ma usun, et see kõik algas sellest, kui me aasta aega tagasi umbes või rohkem isegi käisime koolimuusikutega Pärnus ekskursioonil. Sellest me võime Markot tänada. Ja seal me käisime siis The Real Groupi kontserdil, kus viimane lugu oli see Chili con carne. Ja Liina tunnis siis. ja Liina tunnis me hakkasime seda õppima ja mulle tundus, et mida enam me seda harjutasime, laulsime, seda rohkem lemmikuks lauluks meile sai. Et seega nüüd me esitame teile seda laulu. Kohe, kui Mergin tuleb kuskilt tagasi. Ma parandaksin, minule see laul juba meeldis enne. No. Kui ma Liina tundi läksin, siis ma ka olin väga meeldivalt üllatunud. Take some red and fresh tomatoes, put them in a bowl with oil. Add the onions strong and tasty on the stove, you let it boil. Choose the finest meat you'll get from cow or pig, it doesn't matter. Beans and jalapeno peppers necessary is to this. But don't forget the Mexican spices. The spices, they hard on the art of the cooking. Oh no, don't forget the Mexican spices. You won't get the daylight sunshine. Chili con carne, 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 chili con carne. Let's make chili con carne, 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 chili con carne. That's good. Eat your chili nice and slowly to prevent the stomach ache. Crisp tortillas on your plate will sound so nicely when they break. When your mouth gets full of fire, you might need something to drink. 1 or 2 or 3 or 4 or 7 beers will be enough. But don't forget the Mexican spices. The spices, they hard on the art of cooking. Oh no, don't forget the Mexican spices. Without them, you won't get the daylight sunshine. Chili con carne, 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 chili con carne. Let's make chili con carne, 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 chili con carne. Wapa chico, chicky para 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 da. Wapa pa para pa para pa para chicky watso, wapa chicky para pa chicky watso, wapa chicky para pa chicky watso, wapa chicky para go Waba chiki para papa chiki watso, waba chiki para papa chiki watso, waba chiki para papa chiki watso, waba chiki papa chiki para da da. Just don't forget the Mexican spice.
Mexican hard of cooking. Oh no, don't forget the Mexican. Don't forget it, don't you forget. Without them, you won't get the flavor of Mexican sunshine. Chili con carne, 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 con chili con carne. Aha, let's eat. Chili con carne, 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 con chili con carne, chili con carne. Chili con carne, chili con carne, aha. Ma loodan, et meie esimese kursuse vokaalansambel järgmine aasta sirgume ka selliseks andekateks nagu teie teise kursuse vokaalansambel. Tähendab ei, me oleme ka ikkagi tasemel, te ju kuulsite. Ma võtsin Grete ja Anni eeskujul tegelikult kontsad jalast ära, natuke raskeks on. Igatahes järgmine lugu, seda laulab meile Ursula ja selle nimi on Kõikide laps. Tere, Ursula! Sa kõnnid nii graatsiliselt siia. Tegelikult kui ma kava vaatasin, ma mõtlesin, et see Kõikide laps, et sellega saab nagu mingi nalja teha selle nimega, aga siis ma tegelikult vaatasin üle, milline laul see on ja siis ei tundunud üldse õige. Et ma lasen sul võib-olla rääkida natuke sellest laulust. See on vist kõige pikemat aega mu lemmiklaul. Kui me koolis laulsime ainult Lenini laule, siis suur Nõukogude Liit ja lõpetasin kooli ära ja siis tuli järsku mingi imelik laul, mis rääkis päris asjast. Ja siis see jäi iga aasta 10. ma arvan mu lemmiklauluks ja lastele laulsin ja siis kõik need lapsed ka mäletavad, kes 4-5 on, et nii hea laul oli. Aga okei, lava on sinu. See ei ole laul. On või? Mul ei ole oma tuba,
te võite ütelda? Lapsi ei saa ju lillepähe kinkida. Mis jaoks meid emad maha jätavad, mis jaoks need lapsed öösel nutavad? Kas sa siis oma last ei armastada saa, armastada ei saa? Mul ei ole oma tuba, enda juurde saa ei luba, kelle oma olen mina, kui mul sind ei ole, kas siis olen kõigi oma laste kodus, elan praegu, kuid ma tean, et tuleb aeg, mil ema mind hellitab, hoiab ja kallistab, ema koju mind viib. Aitäh sulle Ursula ja aitäh sulle Heliga. Väga liigutav lugu. Järgmiseks tuleb lavale Ermo ja temal on selline lugu nagu Vala veini. Kuna tegemist on ikkagi kooliüritusega, siis me kahjuks seda veini päriselt valama ei hakka. Lava peale. Jah, aga kuule, tule siia. Okay. Miks sa selle loo valisid? Miks on see sinu lemmik? Aga sellele on väga lihtne vastus. Marja, see on lihtsam sul. Kuna on elus nii mõnigi inimene juba lahkunud, siis ja nii mõnigi pisar selle loo ajal valatud, et siis millal siis veel, kui mitte nüüd? Aitäh sulle! Väga pikad poisid mängid. Ja nii kaua siis taustvokaali laulab Ursula Jakobson. Bassi mängib Peeter Priks. Ja majabändist Marek Talts. Ja mu saatjaks saab su kurvalt vaikiv hääl. Rännukaart, mis näitab teed mu enda käe. Ja mu saatjaks saab su kurvalt vaikiv hääl. Justkui eile pilv, mis liugleb ümber kuu. Tõusen taevasse, kui valgust otsib kuu. Andeks
täiesti lubatud kaasa elada, kui te veel ei teadnud. Häält võib teha ja plaksutada võib. Karmen jääb siia nüüd üksinda, sest nüüd on minu kord. Ei ole. Sorry. Ära rutta ette, kõik on hästi. Tegelikult Helina tuleb veel. Helina, me ei ole siit unustanud. Tule. Kas sina sooviksid rääkida oma lemmiklaulust? Miks on Maantee sinu lemmiklaul? Sest et esimesest hetkest, kui ma kuulsin seda laulu, siis ma täiesti armusin ära, sellel on nii ilusad sõnad, seal on nii ilus mõte ja hästi ilus viis. Ja kuna siin on nii kurvad laulud kõlanud, siis ma ütlen ära, et tegelikult on see laul autori poolt kirjutatud oma naisele armastuslauluna.
kas sul on, miks sa siis valisid selle loo täna, et esitada? mina esitan sellist laulu nagu Evanescence'i Taking Over Me ja kui ma olin 15, siis mul tekkis mingi emofaas ja siis sellest ajast saadik ma olen kuulanud Evanescence'it väga palju ja esiteks teda mulle väga suureks inspiratsiooniks. Aga jah, ma arvan, et see on üks lugu, mis on nagu pikemat aega olnud mu lemmik, sest mul ka vahetuvad nad ikka päris tihti. Et jah. Nojah, lähme anname siis.
lauljale Sille. jah. ja oma looga Enne und. Sille! kus sa oled? Sa tule! Et Sille ei taha rääkida. Tahad? ma võin öelda. Räägi. Läheb. Miks on Enne und sinu lemmiklugu? Miks sa valisid seda? Minu jaoks on väga tähtsad unenäod, ma olen neid nii palju, kui ma ennast mäletan, olen ma unenägusid näinud. Nii et kõik, mis on seotud uneajaga, on mulle hästi tähtis. Although ma ei saa väga hästi magada viimasel ajal, aga kui ma saan, siis unenäod on head. ja mulle meeldib ka magada. on ju. Kas sa oled kalade tähtkujust? ei ole, ma olen kaalud. Okei. Personal info läks lahti. aga me kuulame sind. Edu, Mure Jalg. Aitäh. Enne und ma hoian ennast sinu lähedal, saabunud vaikus
järgmiseks tuleb meile lavale Sandra looga Muusa. Selline hea klassikaline lugu. Ühesõnaga, miks sa valisid selle loo? Kui see, väga hästi. Mulle väga meeldib see lugu ja ma loodan, et ka publik leiab sellest loost enda jaoks midagi ilusat. Väga tore. Sul on oma laul, kannab sind tähtede poole. Kuulad klapid peas, tunneta viimseidki noote. Kõiges on töö, kõiges on vaev. Sinus on võim ja sinus on näev. Kes laule võib luua ja tähtede poole ta näitab sulle teed, kuid müütide looja on algaja õnga, kas vaene kunstnik tantsib pilvedel. Kui muusa puudutus tal haarab käe. Järgmine kord ma tahaks tulla taustatantsijaks, see on minu petitsioon või see, mis iganes. Ja järgmine lugu, vot see on ka siuke klassika, vähemalt minu jaoks. Väga ilus lugu ja ma kindlasti hakkan nutma, et siis pärast ma pean Aveli enda asemel saatma siia rääkima. Ja lugu on siis Ma tahan olla öö ja meile laulavad sessikad 3. kursuselt. Kas teil on ka rääkida midagi? Meil on muidugi rääkida igasuguseid asju. Meil on kõigepealt öelda seda, et meie ise ei saanud midagi valida.
Neile lihtsalt öeldi, mida peab laulma. see on kõigi lemmiklugu nagunii. jah. Ongi nii lihtsalt. Täpselt nii oli. Ja ei hakanud nagu meeldima võib-olla protsessi käigus või et kujunes kuidagi. Ei no siis me kõik avastasimegi pärast seda, et see on ikkagi meie ühine lemmiklaul. On ju? Vastab tõele. On küll. Okei, hästi. Parem oleks. Tervitame ka kõiki õppejõude samas. alles ainult 4 lugu. Aga järgmiseks tuleb lavale Rutt Lehis ja temal on selline laul nagu Laul Timmile. Kas sa, Rutt, soovid rääkida ka, mis laul see selline on? Jaa, ikka. Laul on etendusest, mis esilinastus 96 Ugalas, noh, mida muud lugu ma sain siis valida.
loo nimi on Laul Timmile ja ta on siis Tim Taaler Müüdud naer sellisest etendusest ja ma arvan, et see laul räägib iseenda eest, aga ma ütlen ausalt, kui ma seda esimest korda 20 aastat tagasi kuulsin seda laulu, siis seda laulis väga hea vokalist Anneliis Kits Pärnus ja ma armusin sellesse loosse ja mul ei ole kunagi olnud võimalust seda lugu laulda ja kui ma kuulsin jaanuaris, et selline tore kontsert, meil tuleb nagu lemmiklaul, siis ma ütlesin kohe sellel õhtul, et mina tean, mida ma tahan laulda. Seda esitab meile sessioonõppe, teise kursuse sessioonõppe vokaalansambel. Keegi abielus on või? Oli. Millal siis uuesti? Hästi. Pärast selle laulu laulame ära vaatama. Väga hea. No vot, siis on 2 üritust ühes. Aga selle seade autor on meie äge, andekas, tark ja lihtsalt fantastiline Kaisa Kuslapuu.
tammitud ka, täna on pulmapäev. Targad noogutavad, enam ei sajane. Koogutavad, kirik on kahvatud. Kohmetustes enam ei rahvatu. Paaliasil käib iga päev täna ei teisete. Neist paremal pool, seal kus te seisite. Kink on kuninga pool. Poolega poole sa, peale keskeale ja jalgede rauda. Peale keskööle, poolega poole sa, peale kesraada ja valguse kummitus hommikul lööb. Ja me kõik kõlised, kui tulevad mäest veidike tõbised. Kuid hoiavad käest need vanavanemad, kes elus on veel, tõrvikud põlevad. Pool tundi läheb tee, pakud ja väravud ja julm kõhu täis, pudelid säravad. Onu juba on täis, kuid see ju plaanitud meil, milleks kurvastada. Täna siin ruumi vaid on armastada. Poole ja poole sa, peale keskeale ja jalgede rauda. Peale keskööle, poole ja poole sa, peale keskaarde valguse kummitus hommikul lööb. Hommik on heinane ja lahkuvad väed, onu veel eilane. 5 tundi siit läheb, lõpuks kui siis ei ole röögatus. Väike lugu, lõuna tühjaks jääb, algab abielu. Lõpuni proovivad, sest vannutud nii annaksid soovivad. Ka tõepoolest nii, kurli viimne paat. Üht viib üle jõe, teisel pool vikerkaart. Soosistab tões, poole ja poole veel, peale keskeale ja jalgede rauda. Peale keskööle, poole ja poole veel, peale keskaarde valguse kummitus hommikul lööb. Järgmiseks lauluks on siis selline lugu nagu Papa Karlo laul ja seda esitavad esimese kursuse sessioonõppe vokaalansambel ja solistiks on
Jüri Liiva. Seda õnne kõik ei aima, mis on vanal mehel siis. Enne surma, kui saab õnnistust, ta veider eluviis. Kuigi maalitud on kolle, annab sooja tuli. Ja tean mu elutööd, nüüd jätkab poeg mu järeltulija. Sina jõuad kaugemale, kuni kord ka sina oled mul. Üks on tõde mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsi elutuld. Olen vanamees ja sellepärast lihtne on mu jutt. Varsti lõpetamas olen oma elurännakut. Ära pahanda, kui laul on liiga lihtne, õpetlik. Kuula ära, sest me elu selles ilmas pole pikk. Sina jõuad kaugemale, kuni kord ka sina oled muld. Üks on tõde mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsi elutuld. Meie eitus, meie jaotus liugleb tuules nagu leht. See, mis saadab, ongi saatus, ikka õiglane ja eht. Oma hinge ei või müüa, kuri ilmas suduta. Ainult seda omaks lüüa, mis su hinge puudutab. Üks on tõde mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsi elutuld. Ei saa kustutada igavese tõsi elutuld. Ma ei tea, kas kunagi on keegi laulnud Pisarad silmas põdral maja metsa sees, aga paistab, et ma vist pean seda tegema hakkama. Sellepärast, et järgmiseks, viimaseks on laval koolimuusikute praktikakoor ja meie laulame teile Põdra maja. ja seda lugu juhatab Rutt Lehis. Teeme talle suure aplausi. ja veel, kuulsime, et see on sinu teine lemmiklugu. jaa, ma just mõtlesingi, et kas küsite selle kohta ka midagi. Ma tegelikult tahtsin öelda, et see on täiesti demokraatlikult otsustatud, sest me elame ju
tänusõnad. Aitäh õppejõududele, tänu kellele on täna meie ette jõudnud sellised küpsed esitused. Aitäh, Liina Tralla. Aitäh, Hedika ja Kai. Aitäh, Marta Riina. Suur aitäh veel kord meie majabändile. Aitäh helitehnikutele. Ja aitäh ka valgustehnikutele. Ja muidugi aitäh kõikidele esinejatele. Sellega on meie koolimuusikute kevadine kontsert lõppenud. Aitäh teile turvalist tööd!